Käes on siis kolmas You Laugh, You Lose ja seekord olen siis mina kompailinud Ansule ja Maidule 31 video ja loodetavasti üks neist kaotab. Et ühesõnaga, kui teile see formaat on meeldinud, siis me jätkame sellega, kui teile ei meeldi, siis me jätkame selle formaadiga, aga me jätkame alati kõigega, aga siiski teie vastukaja on alati teretulnud. Nii et ma arvan, et jah, võib pihta hakata selles mõttes. Hakkame peale, jah. Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Das darf doch nicht wahr sein. Was? So viele alte Kameraden an dir das. No Hans oleks siin juba veits naerma hakanud. See on teist sorti huumor. See on julm. See on hea huumor, ene. See on julm. See on siuke... See tõletab kooliaegu natukene küll meelde. Tuli ära! Tuli ära! Ei, see oli väike glitch. No nii, Mait. Ei, see oli lihtsalt ma vaatan, et ma olen kulda korjanud. Üks on, jah? No, algus on sul hea olnud, jah. Kusjuures jaa. Veel läheb lihtsalt Aquamani niimoodi uurima. Praegu tegelikult see on ehe cheatimine, mis Hans praegu teeb. Aga ma tahtsin öelda, vaata, et sellega mul on kogemus, et kunagi Kalevi sõudebaasis tegime siis selle lükke, et mingi vana perekonna ratas on ja panime köie külge ja üks vend läks ja toimis. Ja siis tõmbasite veest välja nii-öelda ratta pärast. No jah, selles mõttes, et ei ole vinge oli. No, maitsin Hans ka. Aga, oota, aga mis see? Sekundi peal jõuds kohale, et toima keerasin midagi väga ei no, selles mõttes vaata, kui sa Hans alguses vaatasid, käis nagu väike kolakas on ja, aga põhiliselt tüübil nagu midagi juhtunud, vaata, et tal nagu korraks tõmbas pildi selgeks on ja. See umbes nagu haamri tagasilöök. Ei no ma ei tea, selles mõttes üldse, ma ei tea, täna nagu üldse ei saa selles mõttes, et vaadake veel. Vaatame siis korra veel. Vasa. Nende videode vaatamine on nagu see, et sa nagu üritad orgasmi tagasi hoida või midagi. Ei tule välja. Ma saan aru. Tõsi, et kui sa orgasmi nagu tagasi hoid, siis ei tule välja, jah. Ma võtan teistsuguse taktika. No. Ma selles mõttes panen silmad kinni. Ma ei tea, selles mõttes, et ma ei tea, kas tuli mul ära või ei tulnud. Aga selles mõttes jällegi... See on ootamatu, see on siuke Hansu igapäevane kruiis, vaata, metafoor, vaata. Ja see lõpp ka. Henry, gimme. No, see tegelikult oli kaotus, mul toimus see reaktsioon, vaata, kuigi see on nii stupid koer lihtsalt.
No selles mõttes, et on kaval vaata, ta teab vaata, mis tal on vaja vaata, aga no, see plekikõlin, kuula seda plekikõlinat, see on fantastiline, see on lihtsalt nii musikaalne ka veel tagant järgi. No. No see oli isegi rütmis. See oli rütmis. See oli fantastiline. Ma olen järgmise juurde. No naised, kas on nii? Öelge mulle. Kirjutage kommentaaridesse alla. On, ma olen isegi midagi sarnast nagu korraldanud. Hans peseb ennast veeriga duši all. Seda on juhtunud, aga seda on siis juhtunud nagu, mul on komme lihtsalt asju unustada. Mul on jõusaalis olnud juba deodorant juba mingi 6 aega otsas. Nii, siis sa paned veerid kaela alla või? Ei. Mida sa teed, Hans? Veeritast või? Ei, mul on üks mingi vana see stick deodorant, ma kasutanud seda. Kallad veerid sinna sisse aeg-ajalt, vaat veega laustad, vaata. See on nii tamb asi, mille üle naerma hakata lihtsalt. Kuidas ma tegin seda? Ma ei tea, Hans kaotab lihtsalt. No kaotused tulevad väga lihtsalt. Küll, jah. Keeruline. Vaat seda venda seal taga. Minu arust lõpp oli isegi parem. Ja ongi. Vaata, nagu selline suur asi lihtsalt vajub laua katki ja siis pärast ütleb see, kuidas see laud läks. Et ta oli ka see, et nagu ta vajus ära ja kõik toimus nii aeglaselt ja siis tal pärast jõudis kohale ja siis ta tegi selle hääle ka veel lõppu. Ma tahaks ka praegu häält teha, aga ma ei tohi. This is hot. Ma olen reaalselt niimoodi teinud. See tuleb kurgust. See tuleb kurgust, vaat see on juba alla neelatud. Nii ka kuum. Ei, soundi järgi jaa, see on kuskil söögitarus juba ja see tuleb nagu mingi klimp tal välja. Ma räägin, see ei ole enam ammu suus, see juba kurku võetud. Nagu mingi hernesupp või mingi supilaadne asi ka. Aga või on kui sellised tegelased, nagu kes samamoodi proovivad toitu ja lihtsalt ei maitse. Ega kurku ei lähe, lihtsalt ei maitse ja tuleb lihtsalt sellise reaktsiooniga välja. See viimane oli kahtlane, ma ei usu, et tal... et see nii võimsa paugu sai panna. Kas ei tundu kuidagi nagu selles mõttes nagu teenage unelma? Ei, ma mõtlen nagu tol ajal, vaata, ise CS-i midagi pelasid, vaata, et mäletan, eelmises episoodis me mäletame ju, et kuidas sa selle, või mitte gaasi, et tossupommi, vaata, panid seal oma laua peal põlema. Et ei ole tekkinud sellist tunnet. Mul oli lihtsalt see, kus ma mängisin ja siis oli ka, et mul tuli reaktsioon nagu viha. See muidugi. Ja siis oli niimoodi, et mul oli suur teetass, kuum teetass oli kõrval ja siis ma lihtsalt niimoodi, panin ikka nagu niimoodi vingelt, lihtsalt tagusin seda klaviatuuri, vaata see, ja siis oligi nii, et siis ta teed ka lendas ja siis nad kõrvetas on ja siis ma mäletan seda storyt. Ma põlesin samal ajal, siis see nagu tõstis seda viha veel, vaata, mis toimus on ja. Ma mäletan seda. Aga minu juures see läheb nagu lumepall ka, vaata, et lõpuks sa oled nii viha, et lööks selle monitoriga sisse. Nii nagu sa lõid jalaga unes. No vot, tegelikult ma olen kõike teinud, põhiliselt jaa. Terve monitori ja siis ongi see, muide see oli veel sünnipäeva hommik ka. Et Maidel, kujutage ette, et Maidel oli siuke olukord, et kui ma hästi mäletan seda, see on nii visuaalselt meeles, et see oli, tüübil oli see nagu, ta magas, oli pikali, see oli tal jalgi juures külje pool, nagu vasakul pool, siis ma eeldan, vahet ei ole kummal pool, aga ühesõnaga selle mõttega, et õhtul vaatan mingit sarja või filmi ja siis Mait jäi magama. See oli mul jällegi vaata mugavusest lambist pannud mingi pappkasti peale kõrval. Täpselt, et oleks mugav vaadata. Ja siis oli niimoodi ka, et unes lihtsalt panin ühele venale jalaga nagu näkku lihtsalt. Ja siis oli niimoodi, et tegid silmad lahti ja siis nagu said aru, vaata, et selle venna nägu oli mu enda monitor.
siis ta lõi nahku ja siis ta lõi selle kui sealt popkasti peal. Okei, kõik. Okei, siis on kõik. No näed, teeme. Aga ma teen nüüd selle vajaliku momendi ära, kus on kroonitud võitja. Ehk siis, kuidas sa tead, et sa... Ta monteerib selle hiljem. Ma monteerin seda. Okei. Te peate mõlemad fiktiivselt. Sa teed nagu siia lihtsalt selle keskele selle. Te peate fiktiivselt mõlemad mängima, et te võitsid. Ja siis ta Hans valib selle. Me peame mõlemad siin praegu väga uhkad. Okei. Ja kroon pähe ja... Okei. Selge, oli tore. Minu poolt kõik. Jah, Martin Eemok.